Hei sõbrad, me olemegi lõpuks teie ette jõudnud. Siin on siis meie Dance What's Upi esimene ametlik pilootepisood. Mina olen Rebecca. Mina olen Lisel ja meil on veel 2 nii-öelda tehnilist liiget, Kendra ja Marks, kes tegelevad kõik selle tehnikaga, mis meil siin toimub. Ja tõesti haige, me olemegi jõudnud. Ja lõpuks konkreetselt liiga kaua on läinud aega. Siuke aasta aega juba äkki Ja oleme just. planeerinud seda kõike. Me alustasime, idee tuli augustis. Ja selle teostamine võttis nagu aasta aega. Et vist Krõõt oli see, kes pakkus nagu variante, et midagi võiks teha. Ja seal oli väikselt kirjas nagu mitmete nagu teiste mingi ajakiri, mingi TV juures või nagu podcast kirjas. Siis mõtlesime, et nagu miks mitte. Teeme ära selles mõttes. Tants. Selle nimi on Dance What's Up, seega me räägime ikkagi tantsust pigem. Ja. Kutsume erinevaid külalisi erinevatest valdkondadest, nagu tantsuvaldkondadest. Ja vanuserühmi on ka hästi palju, et külas hakkavad käima siis erinevad tantsijad, erinevatest tantsukoolidest ilmselt. Ja treenerid, võib-olla on ka mõni välistreener, keegi väga põnev, eks te saate ootama jääda, mis meil teile pakkuda on. Ja meie episoodid loodetavasti tulevad kord kuus. See on nii-öelda meie eesmärk. Ja mina mõtlen, et ma isegi ei ole kindel, kuna ma täpselt nagu alustasin tantsuga. Selles mõttes, et ma ei tea täpselt vanust, võib-olla mu ema teab, aga mina näiteks alustasin täitsa peotantsuga hoopis enne lasteaia lõpupoole kuskil võib-olla. Aga see oli natukene lühikene seiklus minu jaoks, sest mul ei ole partnerit, ma vahetasin neid nagu mitu korda. Hästi palju teid jalgpallurid ja neile ei istunud tantsimine ja ma pidin nagu sellest nagu ära ütlema, kuigi ma tahaks väga tagasi minna. Mulle tõesti väga meeldib siiamaani peotants. Ja, mulle väga meeldib see. Ja siis jõudsin Chate tantsukooli, kus ma õppisin läbi aasta nagu erinevate treenerite all, et erinevad grupikavad 2 korda nädalas käid trennis tantsimas. Ja kuskil 4 aastat tagasi oli minu jaoks nagu see punkt, kus ma läksin nagu süvenenud tantsu, et ma hakkasin nagu hästi nagu palju ennast treenima ja mingid workshopid ja laagrid ja lihtsalt koormuse tõstmine üldse ka. Ja peale Chate käin ka siis ühes professionaalses grupis. Aga sina, Pekka? Mina ja tants oleme käinud tegelikult käsikäes siuke 9 aastat. Esimesest klassist saati tegelikult olen käinud juba Härmatises, rahvatantsus siis. Ja juba lähebki nüüd juba lõpeb 9 aasta. Ja Chateesse tulin ka esimese klassi lõpust. Ma küll aasta enne seda käisin ühes teises tantsukoolist tantsimas aasta aega. Aga jah, Chatees alguses siis Krõõda käe all ja Kirsika käe all ja siis hiljem oli mitu aastat Triin Tamme koreograafiaid. Ja siis nüüd olen Liisa Kanguri käe all juba 4 aastat äkki on. Ja siuke vahva teekond. Aga ma tegelikult tahtsin, sa enne mainisid meie podcasti nime. Tegelikult tahtsin teile rääkida sellise väga vahva backstory, kus üldse selline nimi tuli, et Liisu, kas sina tead, kus see nimi tuli? Loomulikult ma tean, kus see nimi tuli. No aga äkki sa siis räägid meie publikule? Ei, mul on tunne, et sa tahad ise rohkem rääkida. Sul on nagu selline hoiaks, et sa nagu tahad rääkida. Okei, ei, ma võin üritada. Ma ei tea, kuidas see nüüd välja kukub, aga nüüd siis mineval hooajal oli meil hip-hop koondisega, kus me kõik käisime. Väliskoreograaf, kellel oli selline, kuidas sa ütled selle kohta, nagu parasiit, jah, nagu parasiit sõnalause, jah. Oli nagu so yeah, that's what's up. Ja siis ma olin mingi, wow, oota, aga see on nii vahva, mida vekki.
ja siis noh, meil oli küll juba alguses hästi mitu muud ideed selles suhtes nime pooleks, aga me ikkagi tahtsime, et see oleks selline lööv ja meeldejääv. Ja siis ma ei mäleta, kes see oli. Äkki olin mina, kes oli mingi aga Dance What's Up. Ja siin me olemegi. Dance What's Up ehk TWUP. TWUP, jah. Aga Liisu, oskad sa öelda äkki neid teisi variante, mis meil olid? Sa vist mäletad paremini. Oh my god, ma tean, üks oli minu arust 5, 6, 7, 8. Siis olid 2 vasakut jalga. Liestre Leveni. Aga midagi, ülihea oli ka midagi varvastega. Aga oota, mis oli? Ja mingi varbad maas või mingi... Jah, varbad maas või midagi sellist oli tõesti. Mingi väga kuufi, jah. Igatahes neid nimesi oli jalaga segada, aga need olid kõik liiga nagu cheese'id meie jaoks. Me tahtsime nagu, natuke nagu gangstad ka. Ja Dance What's Up oli nagu, alguses ta oli natuke nagu haige, nagu joke. Aga siis ta seedis ja siis ta marineeris ja siin ta on. Siin ta on. Ja meie väike kaua tehtud kaunikene. Platvormid, kus meid siis jälgida saab, on Spotify, ilma nii-öelda pildita ja YouTube, kus saab koos videoga vaadata ja nii-öelda tegemisi jälgida ja ülevaadet saada, mis toimub, kuna tuleb Instagram ja Facebook. Ja igalt poolt siis, kui guugeldada Dance What's Up, siis peaksite leidma. Ja siis te saate jälgida meie tegemisi. Jääme ootama. Ciao. Peace out.